Siis 4. number on elude number. Ehk kõik need 3 esimest kokku liidetud. See on nii nunnu. Jah. Nii. Meil polnud sind vajagi siia saates. Ütle, ma käin pausil, ma tulen tagasi. Ei, tegelikult on nii armas. Ja mis see 5? Ja siis see 5 on kõik need 4 esimest kokku liidetud. Täiesti õige, 5. Jah, sa ei pea peale tundi jääma, sa võid koju minna. Täiesti õige, kusjuures aitäh. Ja seda ma olen tegelikult juba väga-väga pikalt siin oma YouTube'i kanalil mingi üle aasta juba rääkinud. Kui inimesed seda teavad, kõiki neid põhiomadusi, ma olen hästi palju tasuta materjali üles pandud, minge käige uurige. Enda järgi, kui täpselt tahate teada, siis numbritekeel.ee, sealt leiab hästi palju infot. Nii, aga Anu kohta. Number 9 on väga vaimne number. Need 2 number 4 viitavad ka sellele, et Anul on väga hea intuitsioon. 4 on hästi töökas number ja samas ka hästi tugeva intuitsiooniga number. 9 on ka piisavalt sõjakas number. Ja 2 number 9 viitavad sellele, et sa oled selline inimene, kes tegelikult oma lähedasi väga palju hoiab. Sul on omad lähedased väga olulised ja sa võid anda kas omad viimased püksid neile ära tähtsi, et nendel on kõik hästi. Samas elu on kindlasti õpetanud sul piisavalt ka sõjakas olla. Ja kes selles suhtes 9 on sellised, kui sa otsustad köögi tõsta suurde tuppa, siis sa seda ka teed. Sa 2 korda seda ikkagi naljalt ei ütle oma elukaaslasele. Sa teed selle lihtsalt ära. Ja number 4 on see, et sa võtad tohutult palju kohustust enda peale. Arvatavasti elu on õpetanud ka sul seda, et seda peab õppima delegeerima. Ja kui sa delegeerid elude number, ütleme see number 4, mis seal on, ja ka see aprill, siis see viitab sellele, et kui sa delegeerid, see õppetund seal on see, et sa ei tohi kontrollida. Sa pead usaldama protsessi. Mida tihtipeale, kellel on 2, 4 ja pluss veel 8 on väga tugevad kontrollijad. Et helistad veel või saadad igaks juhuks sõnumi, et ma ei tea, said sa mul sõnumi ikka kätte või? Niimoodi nagu kogemata. Ise mõtled, et ma ei tea, kas ta tegi ära või teinud. Ei julge küsida ka. Tegelikult selliste numbritega küsib ära ka. Ja number 8 seal lõpus ütleb ka seda, et sind tegelikult hoitakse rahalises osas, rahakarma osas ja jällegi delegeerimine. Ja sinu pool on ka see number 8 võib olla, et sa 0,4 saad selle juuksekarva miljoniks tükiks. Sa tahad teada, mis on tõde. Jällegi ma ütlen, kui ma seda koodi näen, siis ma ütleksin, et noorena rohkem, aga jälle, kui me oleme seal 50 ja pluss, me kõik rahuneme maha. Ütleme tegelikult juba 40 ja pluss hakkame juba kõik rahunema. Siis mõtled, mis ma ikka taga nagu vaidlen? Siis minu tõde ja las tema tõde on tema tõde. Selle kohta ma ütlen, et väga sõjakas naine. Kas sa võid öelda bravuurikas äkki ka? Siis sõjakas meeldib mulle rohkem. Bravuurikas või sõjakas? Sõjakas meeldib mulle. Ja sellepärast, et siin selle numbri kombinatsiooni järgi ma ütlen, see on naine, kes teab, mida ta tahab. Ja samas on ka see, et väga tugeva intuitsiooniga. Nagu sul on nii head numbrid, et tegelikult ma ütlen, et kui me räägime esoteerilistest omadustest, siis kellel meist praegu kõige rohkem on siis sellel naisel. Et ma arvan, et sina oskad väga hästi inimesi läbi lugeda. Et selle koodi järgi. Samas on see, et armukadedust on piisavalt palju, võib-olla noorena rohkem olnud ja seda kontrolli vajadust. Et pigem ma arvan, et elu on õpetanud ja selle nagu ära lahustanud. Alati kui 4 ja 8 on palju inimestele edukuse koodisse viita tohutule kontrolli vajadusele ja armukadedusele. Miinuses, kui on inimene. Aga kui plussis, siis ta lihtsalt teab, et ei tasu jantida. Super. Panime paika, paneme sinuga paika. Kas kõnetas ka siis? Kõnetas, kõik läks täiesti täppi. Ja, siin ei ole mingit üldse. Jah, pole küsimust. Nii, kes järgmine?